ilusat sõbrapäeva ja ma tahtsin just vaatasin, et kahjuks meil 10 kandidaadist kohal 7, aga see on 70% ja kui me valimistel võtame 70% häältest, et minu arust, et suuremat nagu endale edusammu ei tahakski nagu loota. Aga mina olin ka kunagi, mind on kutsutud ka väga palju nagu meie vallavanemat Urmastki igale poole teistesse parteidesse, erakondadesse, aga juhuslikult ma treffasin, mitte juhuslikult, kindlalt olin ma Kohtla vallas ühel, kui oli üks viimaseid lahkulöömise selliseid koosolekuid, Ida-Virumaa juhtkonna koosolekuid, kus siis otsustati nagu ära minna sotsidesse. Ja siis kui ma istusin seal ja meie endised juhid Rossmann ja Arno Rossmann ja Eti Gagarova ja siis ma tõesti vihastasin sellepärast, et igal mehel peab olema sihikindlus, ei saa olla niimoodi, et kuidas öelda peenelt, et ei solvaks, et kui olen naiste seltskonnas, siis tahan endale rindasid kasvatada ja kui meeste seltskonnas või vastupidi, siis paneks püksid taskurätti või vatti. Et tõesti mind hämmastas see, kuidas inimesed, kes juhtisid Rahvaliidu piirkonda, äkitselt selle päeval olid ossa jumal. Kõik hullemad parteid, kõige viletsamad, mitte parteid, erakonda ei saagi olla, Rahvaliit nii, Rahvaliit nii halb ja kõik. Ja siis ma tõesti vihastasin, ma ütlesin, et vot nüüd aitab, et elu sees ma ei tee seda sammu, et astun nüüd Rahvaliidust. Ma olin jumalast kindel, et kui Rahvaliit ühineb sotsidega, et mina lõpetan kuuluvuse, sest mulle ei olnud see vastuvõetav. Ja tänane päev näitab selgelt ära, et nagu härra president ütles, et ega inimene peab ikka kõigepealt endale peeglisse vaatama ja siis otsustama, et kas ma olen ikka see mees, kes peeglist vastu vaatab. Sellepärast, et siis on sul ka julgelt võid teistele inimestele silma vaadata ja öelda, et teed õiget tööd. Viimase sellise kindluse andis mulle eelmine reede, kus seoses valimistega teeti Loosu vallas äkitse umbusaldusavaldus, toodi mulle laua peale. Ma sain tohutu adrenaliini verre ja just mõtlesin, et need inimesed, kes istuvad laua taga, hääletavad volikogu otsul, jaa, see on õige tegu, läheb 2 kuud mööda, valimised on ukse ees, keegi ülevalt ära Raidma või jumal teab, keegi Kojuland on öelnud, et nüüd tuleb kätki keerata või keegi teine, võib-olla ma ei tea, andke andeks, et nimesid nimetan ja kätki keerata ja nüüd siis tullakse eetika küsimustega, kus inimesed hääletavad ja homme olen ma juba 100% teist meelt, oi, see oli vale otsus. Kui sul oli vale otsus, sa oled volikogu liige, siis võta, kirjuta avaldus. Riigikogus pead olema võimeline valitsuses kaasa rääkima. Siin on palju ära teha ja mina julgen öelda, et ma olen proovinud, kui te küsite äritegevust, ma proovisin ka Narvas äri teha. Kui täna, kes on Narvas käinud, Narva peatänava ääres on siiamaani veel üleval Hugo Boss Shop Outlet, niuke nimetus. See maja on siiamaani tühi. 2 aastat tagasi me lõpetasime äri ära. 400 krooni luutmeeter võeti meilt. Me tegime aasta äri ja ütleme, et peaaegu pidi pankrotti minema, tulime nulliga välja. Töötasime ainult selle jaoks, et renti ära maksta. Ja kui ma Narva võimudega siis rääkisin, et olgu ennem tühi, kui siin umbes hinda alla laseme. Tallinnas oli selle ajal ruutmeetri 300. Et kui me ei saa paika sellist normaalset suhtumist, ega siis ei muutu midagi. See on lühidalt ja sellepärast ma tean, mida ma räägin. Ma olen siin regioonis proovinud äri teha, on palju asju on läinud korda ja mina leian, see Sillamäe sadam on kindlalt üks suur vägev asi, mis töötab ja kui nüüd saame transiidi taastatud, siis väga palju töökohti. Rahvaliit ei ole mitte kuhugi kadunud tegelikult. Rahvaliidul on täna registerigi 2800 liiget, ainult 400 on lahkunud, vaatamata ülejooeksikutele on parteiliikmed ilusti paigas ja nemad ei ole mitte milleski süüdi, et juhtkond siin paar korda vahetus või siis nüüd viimased häältetoojad, suured häältetoojad ära läksid. Eks me vaatame, rahva sõna on 6. märtsil, kuidas nendesse suhtutakse, kes ära jooksid ja ma ei hakka nüüd sõnu kordama, mis enne öeldi, kuidas me nendesse inimestesse suhtume isiklikult. Mulle väga meeldis presidendi vastus, ma olen kohtumistel ikka seda küsinud, teised saalist ei julge, ma olen kohe küsinud, et härra president ütleks, miks ta ei
kandideerija ütles väga õieti. See, mis on nüüd teine meie Rahvaliidule vastuoluline moment valimistel on see, et meie enda rahva poolt Brüsselis valitud inimesed, kes peaks täna tööd tegema seal Eesti rahva jaoks. Neid on ainult 6 inimest. Viimased 2 kuud jooksevad mööda Eestit ja korjavad siia hääli, et jälle Brüsselisse tagasi minna. 2 korda kõrgema palga peal kui Eesti Riigikogus. Loomulikult nad siia ei tule. Et kui nende eest hääli antakse, siis tegelikult on see on meil nagu häbiväärne asi. Ma ei tee neid maha, aga iga inimene ise teab, kuidas on. Nüüd, mis puudutab meie valimisplatvormi, siis tõesti me jõudsime selle ilusti läbi arvutada ja need lubadused, mis me oleme välja andnud, on kaetud rahadega, mille arvelt. Toon kohe paar näidet. See, et me toetame ilma ühte kokkat sisse panemata presidendi otsevalimisi, on tegelikult Eesti rahva tahe kogu aeg olnud. Kõrgete poliitikute mäng on, miks seda mitte lasta teha, et teatud persoone mitte ette. Teine asi on, et meie partei poliitika ei hakkaks seda öelnu segama. Kogu 51 liiget on enam kui külla. Meil on ainult 1,38 miljonit elanikku, varieeruvad 1,35, 1,38. Nii väiksel riigil piisab täielikult 51 Riigikogu liikmest. Sest nad saavad selle kõik esindatud, proportsionaalselt midagi ei juhtu. Kui täna räägitakse reform võtab 30 häält, siis on tal 15. Kui me võtaksime 6-8, oleks meil 3-4 häält. Kõik oma sõnumi saame edasi öeldu ja hääletamisprotsess toimiks ilusti edasi. 50 Riigikogu liiget raiskavad, mäletan niimoodi kohe ära, riigi ühiskassast, mis meie maksudest korjatakse, circa 250 miljonit krooni. See on vanas vääringus, uue järgi 15 miljonit eurot. Selle raha eest kõigi arvutuste kohaselt annab taastada praegult uuesti viidekeskusse päästeametid, mis on viidud täna vabatahtlike peale, pluss kiirabijaamad 12 keskusesse. Ma olen neid väga palju lahkanud ajakirjandus, ma hakka teie aega siin raiskama, et kui hullusti on olukord täna kiirabiga, kuidas nad kohale ei jõua, milles meditsiin mitte üks raas süüdi ei ole, see on riigiametnike otsus sedasi. Teine näide on niinimetatud kõrgriigiametnike abide, nõunike, referendide koondamine. Ma ei räägi mitte kuskil osakondade inimestest, ametite töötajatest, kes teevad oma igapäevast tublit tööd riigiametnikuna, olen ise seda leiba 21 aastat söönud, aga ma räägin tippjuhtkondade niinimetatud valgekraedest, kes annavad kõikvõimalikke nõusid, abistavad, ei tea mida teevad. Siseministeeriumi kantslerina lõpetasin 97 riigiteenistuse, Siseministeeriumi peaaparatis oli 126 inimest, täna on 260. Rahandusministeerium, kes Tallinnas on käinud, teavad, on vanas plaanikomitee majas. Kui Eesti riik taastati 91. aastal, Rahandusministeerium oli 4 ülemisel korrusel. Täna on kogu maja Rahandusministeeriumi keskaparaat. Neid on üle 600 inimese. See on keskaparaat, seal ei ole ühestki ametist juttu. See on üles profitud, üles kunstlikult tehtud ametnike arv. Kui küsiti minu käest, et kuidas on läinud nüüd masu ajal, palju on siis inimesi koondatud, tegelikult kui me vaatame arve, siis koondati ainult tühje kohti. Vabasid ametikohti, sellega jah, natukene riigiametnike palk vähenes, kuna neil ei saanud enam preemiaid maksta vabade ametikohtade arvel. Reaalselt riigiametnikke ka masuga ei koondatud. Ja kõige vähem palka vähendati riigiametnikel. Mina ise olen äris olnud, oma ärid, olen olnud suurte riigiettevõtete eesotsast nagu Tallink 16 miljardise käibega ja Tallinna Sadam 2 miljardise käibega riigiettevõte. Ja nendes ettevõtetes, tean täna täpselt öelda, vähendati palkasid kuni 30%. Need on äriettevõtted. Ei on muud varianti lihtsalt. Sellepärast tuli edasi elada. Riigiametnikel räägitakse 6% ja 8%. Riigi raha küll, maksumaksja maksab. Et selle pärast on midagi paigast ära. Need on need momendid, kui te küsite, kust me siis kokku saame. Selle raha, et tõsta meil meditsiini üles, kindlasti on Rahvaliit selle poolt, et rohtudel ja meditsiinitarbetel käibemaks 5% peale
ja viia 5% peale alla ka väikehotellide, turismitalude, turismiettevõtete käibemaksud. Sest käies ise väga palju maakohtades ja mul on sugulasi, ma täpselt tean, kuidas hakkasid vaevlema need väiksed talud, kes tegid omale pereleiba turismindusega ja see 18% hakkas seda halvama. Üldse Eestimaal on ju asjad viltu läinud. Meil on olnud siin niinimelt isamaaline valitsus, kes käitus just sedamoodi, et müüme kõik maha. Ma ei saa aru, kus see isamaaline tunne seal on. Ma mitte ei tee maha, vaid juhin teile tähelepanu, et just Mart Laari valitsus oli see, kes hakkas nii hoogsalt erastama, et erastati praktiliselt kõik ära, mis sai. Rahvaliit suutis käe ette panna Eesti Energia müümisele, kuid tõesti ei jõudnud, sellal ei olnud jõudu parlamendis, kui müüdi ära raudtee. See raudtee osteti pärast tagasi topelthinnaga, vähemalt osteti tagasi. Ei läinud ta vaenulike jõudude kätte. Piisab ju Eestimaal ära müüa 3 väärtust. Raudtee, energia ja sadamad. Ja siis just kui Eestimaad ei ole. Maad ja metsad veel väga. Maad ja metsad takkaotsa, see läheb siis iseenesest, kui siis võõralippudega laevad siis sadamatesse tullakse, kui oma kodusadamasse, sest see on müüdud. Kui elektrienergiaga lihtsalt keeratakse kuskilt välja ja me välja paneme küünlad põlema. Et see on see väärtused, millest Rahvaliit praegu seisab ja millele tuleb tõsiselt mõelda. Mis ma tahaks teile öelda on see, et 6. märts on selline päev, kus iga inimene saab hingest öelda, mis ta arvab, mida ma tahab näha. Ja kindlasti ma ei ole mitte kuskil praegu Eestis ringi käies kui Rahvaliidu poolt usaldatud peaministri kandidaat, sellepärast, et ma olen käinud kõik maakonnad läbi, olen nüüd teisel ringil. Kahjuks olen väga vähe, suhteliselt vähe saanud olla siin teie ees, Ida-Virumaa head elanikud. Ma olen ütleme siin ka alles teisel ringil, peaks siin juba mitmendat olema. Kuid proovin teha seda üle Eesti ja sellise mõttega, et ka siin, et ega kindlasti ei ole vaja mind valida, oleks vaja Rahvaliidu see inimene valida, keda te tahate näha parlamendis. Ma väga toetan presidendi väljaütlemist, et meil peaks ikka aeg sinnamaani jõudma. Ja parlamenti jõuavad ikka need inimesed, keda valitakse. Mitte nagu tihti on, ma olen siin kohtunud inimestega, kes Keskerakonna hääli annavad, ja olen neid silme avanud väga lihtsa asjaga, et siin on tublid inimesed, keda kindlasti valivad nimesid nimetamata, kuid mitte ükski Keskerakond valitud Ida-Virumaa saadik ei ole läinud Riigikokku. Kas Kohtla-Järvest härra Korb või Narva linnast M-Kulam, mõlemad, kes on meil kandideerinud, tähendab, võtavad kokku kuskil 12 000 häält. Need lähevad Keskerakonna keskaparaati. Sealt härra Savisaar leiab siledasäärsed kenad neiud, paneb need parlamenti ja ma ütlesin, et tegelikult need tüdrukud ei leia isegi Kohtla-Järvet ja Narvat kaardi pealt üles, rääkida siin käimisest. Et see on meie Eesti saatus. Et see on see, mis paneb mõtlema. See on see, mille pärast mina tundsin endast sellist jõudu, et Rahvaliit on tõesti see partei, kes